täna me räägime kahjurite tõrjest kuumaasikal. Minul on siin üks ilus taim ja võiks mõelda, et siin kahjureid peal ei ole, aga aeg-ajalt tuleb ikka ette, et tubastes tingimustes kipuvad kahjurid välja ilmuma täiesti ootamatutel hetkedel. Ja selleks, et tuvastada, kas kahjurid taimel on olemas või mitte, tuleks vaadata kõigepealt taimelehtede alumistele külgedele ja vaadata, kas seal on kedagi liikumas, kas seal on näha midagi. Et kui on näha võrgendit või on mingid täpikesed musta värvi, punast värvi, helerohelised ja nad ka liigutavad ennast, no siis on selge, et tegu on kahjuritega. Ja mida siis teha? No kõigepealt selleks, et üldse kindlaks määrata, kas kahjureid on juba arvukal hulgal või mitte, üks on siis visuaalne hindamine ja teine on see, et tasuks paigaldada juba kohe, kui te olete taimed kätte saanud, liimpüünised. Liimpüüniseid saab kaubandusvõrgust väga erinevaid, on väga ilusaid disainitud, liblikakujulisi, aga on ka selliseid kokkupandavaid, väiksemaid, mis siis ei häiri, et näiteks sellise saab kohe paigutada potti siia ja siis aeg-ajalt jälgida, kas siia liimpüünisele on mõni kinni jäänud, et siin liimpüünise peal on kattepaber, see tuleks ettevaatlikult eemaldada ja mitte käega vastu minna ja siis mõlemalt poolt need ära võtta. Ja nüüd jäävad need kahjurid siia, paigaldada potti ja kahjurid jäävad siis, hakkavad lendama ja jäävad siia liimpüünise peale kinni. Ja siis tuleks seda liimpüünist juba jälgida, et kas siin on keegi kinni jäänud või mitte. Et see on selline ennetav. Ma näitan ka ära sellise kokkupandava, mida saab siis panna juba suurematele taimedele, kõrgematele taimedele. Et on olemas samamoodi väikesed liimiribad. Liimpüünise ribad, mida siis kinnitatakse siia pulgakese külge. Samamoodi eemaldatakse kõigepealt need kaitsepaberid siit liimitava pinna pealt ja saab ka paigutada potti. Et see on selline ennetav, et siis me saame juba kohe igapäevaselt jälgida ja vaadata, et kas on keegi siia kinni jäänud ja kui juba on, et siis ta püüab selle ära ka ja siis saab juba edasi jätkata. Kui nüüd me oleme avastanud, et meil on taimedel kahjurid, et mida siis teha? Et tegelikult esimene asi, kõige lihtsam on, et taim puhtaks pesta. Et katta taime potipind kas kilega, paberiga, papiga ja viia see taim siis kas kraani või duši alla ja hästi ettevaatlikult lehe pealispinnad, aluspinnad veega ära puhastada. Et see on kõige esimene asi ja kõige lihtsam, mida saab teha. Kui me oleme taime ära puhastanud, siis saame valmistada juba erinevaid looduslikke preparaate, kasutades rohelist seepi ja panna siis 20 milliliitrit 1 liitri vee kohta, panna see pritsipudelisse ja taimed siis rohelise seebiga korralikult üle pritsida. Kui rohelist seepi käepärast võtta ei ole, siis on üks looduslik vahend, kasutage küüslaugulahust. 1 liitri kohta 2-3 värsket küüslaugu küünt pressida, panna ta siis sooja vee hulka, lasta tal paar tundi seista ja sellesama siis kurnata ja siis sellesama lahusega ka taimelehed üle pritsida, et ka siis saate te kena kaitse kahjurite vastu. Lisaks sellele, et kui te olete oma taimed kätte saanud ja teie taimedel te võite avastada, et seal on sellised väikesed pruunid, heledad, beežid ebemed peal, et ärge sellest heituge. See on tema algses kasvukohas olnud kasulike putukate siis elutegevuseks vajalik pudi või selline puru, mille sees need putukad transporditakse ja millega neid siis raputatakse taimedele peale ja kui te näete ka väga aktiivseid tegelasi teie taimedel liikumas, siis võite
arvata, et tegu on hoopis kasulike putukatega, mitte kahjulike putukatega, sest kahjulikud putukad väga aeglaselt taimedel liiguvad, et selle erinevuse te saate ka kindlasti teha. Ja et ärge seda puru lehtede pealt maha peske, las tema seal olla, see ei häiri seda taime ja taimed saavad kenasti edasi kasvada. Ainult siis, kui te avastate kahjurid, siis ma soovitan need taimed teil pessu viia. Kui aga tekib olukord, kus taime on suuresti kas siis kahjurid või mõni haigustekitaja liiga teinud, siis ärge ka kohe püssi põõsasse visake, vaid lõigake ära kõik haigestunud ja kahjustunud lehed, sest tegelikult siit alt risoomist, uinuvatest pungadest, näete, siin on mul see tehtud, vanad lehed on ära lõigatud, on jäänud risoomitüügas ja sellest uinuvatest pungadest on hakanud siis arenema uued lehekesed, et see tagab teile ka selle, et see saate need haigestunud või kahjustunud lehed eemaldada ja teha siis tõrjet ja tagada sellele taimele uue elu, et lihtsalt siis läheb kauem aega. Selleks korraks kõik, aitäh!